Pipe, Kelder siin, fuck, alustame, Okei, selge. Teeme siis mingisuguse väikse tutvustuse ka, et kes me oleme, mida te vaatate, milleks seda tasub vaadata ja alustame siin kohe esimesest poisist, Hans Henry. Jou. Ma olen Hans ja võite mind kutsuda Mõmmiks, see on minu alias, mida ma praegu kasutan hip-hopi ja kõige muude sükse asjade jaoks. Okei. Täpsemalt rääkides, teed sa hip-hopi instrumentaale, teed sa räppi, mis sa teed? Ma teen instrumentaale, aga plaanis on ka nagu räppima hakata, ütleme niimoodi. Ja ma vlogin ja ma teen üleüldse sükest short form contenti netis või nüüd hakkan tegema intensiivsemalt. Okei, äge. Mu kõrval Mait Levandi. Ja, Mait, et millega tegeleme? Podcastiga. Et mis on lähitulevikus plaanid Keldriga? Plaanid. Ma arvan, plaanid on suured. Plaanid on suured. Ei hakka midagi praegu ütlema. Praegu ei hakka ütlema, kõik peab ikka endal olema. Et vaikselt teed ja siis vaata teised näevad, et kui suureks asjad lähevad. Mis ma ikka kelkima hakkan siin. Ma ei hakka suurustama praegu. See on ikkagi see, et nagu ise teed ja et ütleme nii, et tulemust ju näete ise on ju Keldriga seoses. See ongi juba see. Kõlab hästi. Ja mu nimi on Eldur Maripuu, nagu te ennem kuulsite, võib olla. Selle ma lõikan välja. Ja tegelen siis elektroonilise muusikaga pikemat aega juba, kui ma olin 14-aastane. Plaanis on siis Keldriga ajalugude. Ajalugu on õige sõna. Pärnus kindlasti. Kuna see on nii väike koht, siis see on väga ära dissi, sa tahad pärnakaid enda alla. Selles mõttes ära ole siuke munne. Ma vihkan Pärnut, see on mõttetu koht, sinise keppi normaalselt. Ma suren ära vist. Pärnakad vaatavad, ütlevad ilmselgelt see on sinus. Fuck Pärnu. Ei tea, pigem ma ütleks nii, et Pärnu olen koba lihtsalt. Pärnu on väike linn, vaata, siin on ka see, et talv tuleb on ja kõik nagu soojas kükitavad vaata oma kodudes on ja ongi, et kardavad külma. Selles mõttes ongi, nagu sa hästi ütlesid, et talv on tulemas, linn sureb välja, kõik ronivad oma pessa, mis on antud juhul, ma arvan, isegi hea, samamoodi meie siin omas pesas nii-öelda. Ja Pärnu kohta nii palju, et Pärnu on vägev koht minu arvates, suvepealinn, teemalinn, kindlalt tulge suvel Pärnusse, tulge ka talvel, siis on talvel ka siin elu. Ja loodan, et tänu sellele meesterahvale siin me ei kaotanud väärtuslikku Pärnu kuulajaid, et pigem kuulake, küll me suudame selle me ümber veenata, et Pärnu on teema koht, et mis see Tallinn... Kuule, ma räägin, Pärnuga on see teema, et vaata, kuna kõik on harjunud, et Pärnu vaata selline linn, kus on nagu, ongi ju rand ja kõik vaata, kus on nii täis, on ja ütleme, et see on nagu loomulik Pärnu koha pealt, on ja siis on see, et järsku nagu tuleb sügis kätte, siis kõik kaovad ära, on ja siis vaata tekibki Pärnuga see mulje, et nagu mõttetu linn, vaata, et midagi toimu, aga see ongi lihtsalt see kontrast või nagu see difference, sest teiste linnadega niimoodi ei ole ju. Viljandi ja sellega me ei ütle Viljandis, et okei, et käisin seal järve ääres, vaatas, oi, suvel oli möllu kõik, on ju, aga muidu on mõttetu linn. Ta on kogu aeg väike, normaalne linn, on ju, selles mõttes nagu... Ja nüüd sa panid isegi puid alla, vaata, et jälle siin ei julge midagi öelda, vaata, et ta on kogu aeg normaalne väike linn olnud, vaata, et selles mõttes on ju tegelikult... Seal nagu sa ei märka mitte sittagi, vaata. Et Pärnuga, mul tuli see mõte, et Pärnuga jääb nagu see mulje, et suvel on, kõik inimesed on, aga siis on tühi ja siis on nagu see, et mis ma teen siin, ja ma lähen minema, kuhu sa lähed. No see ongi, kuradi, mine Otepääle, talve pealinn, mine kelguta. Ei, selles mõttes ongi, et minu nagu vaatevinkel sellest asjast on selline, et Eesti on üks ühtne koht, tasub igal pool käia, tasub igal pool olla, et kui sa tahad siin kuskile jõuda, siis ära jää üheks kohaks kindlaks, vaid selles mõttes liigu, et meid on nii vähe, et me olemegi jaotatud siia Eesti peale laiali nii-öelda ja miks limiteerida iseenda võimalusi jäädes kindlaks ühele kindlale positsioonile või siis geograafilises mõistes ühele kohale. Et jah. Aga
mõtleks või räägiks veidi sellest, et mis on siis Kelder helistuudio, et mida siin lähitulevikus üldse nagu oodata oleks meilt peale selle podcasti näiteks, et mida me pidama hakkame siin järjepidavalt. Me hakkame mussi välja laskma kindlasti. Kõvasti. Ja ma arvan, et ongi üldises plaanis ongi meie kõigi kolmega, ma arvan see, et ma arvan iga meist, kui iga üks artist hakkab siis tulema erinevat ju loomingut on ju, et ja ütleme jah, et peagi on, ma arvan, et kõike kuulda ka on ju, et ametlikes kanalides igal pool on ju. Jah, selles mõttes kindlalt Spotify, eks ole, et see on põhiline koht, kus saate meid kuulama hakata. Nii. Ja kindlasti me tahame Sampleback hakata müüma. Nii et seda oodake. Ja, need on juba tegemisel, et tuleb midagi vägevat, tuleb midagi vinget. Kindlasti siin podcasti raames jagame midagi välja ka, ma arvan. Et ilma keegi ei jää, et me nagu sigakotis ei müü. Me peame endale turgu looma selles suhtes, et nagu inimesed müüvad heroiini, me peame Sampleback müüma. Esimene tasuta. Ja, umbes nii küll. Vot, ei, et kindlasti on, mida kuulata ja mida vaadata. Aga ma pean korraks siit nüüd haituma, see on selline asi, kus ma lihtsalt pean minema, küll te kunagi teada saate. Lubame, mine. Lubate, eks ole. Aga tule tagasi. Tulen tagasi. Okei, sul on 30 sekki aega. Mul 30 sekki aega, eks ole. 24 hours. Davai, läks. Me peame vahepeal rääkima, muidu see läheb imelikuks. 20. Kuule, täis hakkab saama aeg. So anyway, how's your sex life? Kuulge, ärge olge nii kuivad, kuivad, pole majas. Issand jumal, juba 2 vaatajat, kus sa läksid? Kus sa läksid? Ründas mind oma küsimustega juba maksin. Kus sa läksid? Tule tagasi. Ega ma sinu pärast ka kartsin natuke, et ma ei tea. Ma vahepeal ei näinud siin, ma vaatasin, kus sa oled türa. Ühesõnaga, et me sinna veidi nagu haituma ei lähe või ei triivi jutust mõjale, ma pean paratamatult mingisugust paberit siin vaatama just nimelt sellepärast, et see asi hetkel ilmselgelt meil veidi lonkab. Tulge meiega kaasa, longake meiega kaasa, kuni me kõndima õpime. Ja... Me oleme vast sündinud. Ei no kuule, esimest korda, ses mõttes annab andeks. No meil kõigil on esimene kord andeks, ene. Sott see. Et noh, ongi. Nii, aga siis lähekski nüüd sujuvalt kohe sellise punkti peale nagu miks Kelder sai tehtud? Mille pärast me asutasime Keldri helistuudio? Põhimõtteliselt, mis oli see põhipunkt? Meil oli vaja space'i, kus luua oma muusikat, oma contenti ja kõike muud, sellepärast, et sa ei saa ju oma korteris teha podcasti, sa ei saa mussi vaidalt lasta, et sa kuuleksid, mis su bass teeb näiteks ja sul on vaja kuskile artiste tuua, kellega sa nagu lugusid tahad teha, et sa ei saa seda kõik oma korteris teha, ega sa ei saa seda uuesti teha, et sul on vaja kohta. Ja, et selles mõistes, enda puhul ma saan nagu tuua just ehe näite, eks ole, poisid teavad, et mul on päris äge stuudio kodus, aga täpselt samamoodi, et säilitada mingisugune privaatsus, siis ilmselgelt sa ei kutsu sinna nii-öelda kliente, eks ole, või koostööpartnereid. Teatud inimesi kutsud loomulikult oma semusi, oma homisi, aga võõraid inimesi nii lihtsalt ei kutsu, eks ole, et minu isiklik üks põhjustest oli ka see, et kui asja ajada üle Eesti, et siis oleks see punkt olemas, kuhu sa selle nii-öelda võõra inimese kutsud või siis nagu koostööpartneri, eks ole, et see võõras inimene kõlab veidi nagu negatiivselt, et ma ei mõtle seda, et ma ei taha siin kedagi ära peletada. Ei noh, see ei saa nii öelda, et meil kõik sõbrad ka on ja et see ongi ikka, et uued inimesed ja ikka teeme tuttavaks ja teeme sõpradeks siis on ja, et kui siiamaani ei ole olnud. Ja täpselt, et selles mõistes, et teisi inimesi ka säästa, kodusid inimesed säästa, siis me ei saa seal ringi jaurata nii nagu siin, eks ole. Aga räägiks näiteks esimestest seikadest, mis meil siin Keldris toimunud on, et mis me oleme selle ajaga korda saatnud teha, et kas näiteks Hans? No mina olen oma esimese vlogi ära teinud, see on üks asi, siis ma olen siin kõvasti mussi teinud,
saame midagi hetkel kuulata ka, mis SoundCloudi, Mummy Music, M6 MMI ja Music inglise keeles nagu. Okei, vägev, kindlasti kuulake. Et ja Mait, sina, ma tean nii palju, et kui ma reeta tohin, eks ole, et sa oled siin päris vingeid teosid teinud paar tükki. Ja on. Et midagi on susisemas. No keldriga vaata seoses on ka, et no ütleme siin omajagu ju ehitatud ja no selles mõttes ka, et siin igast väikseid asju hästi palju on ja noh, jah, muidugi oma loomingut ka nagu tegelikult siin ju kõrvalt teinud, et aga ütleme jah, praegu on ka niimoodi, et kõik on endale nagu jäänud, et ütleme siin selline kaks valmis lugu on ja aga ja tuleb ka ette võtta ja nagu, lõpuni viia, eks ole, et saaks teised ka kuulata, et noh, ongi jutt, et noh, mis seal nagu teine etapp ongi või see järgmine samm on ju, et mis siis teha on ju, et okei, kuulad ise, lased teisel kuulata ja noh, et sinna paika, et siis noh, nad ei tahaks, et jääks. Ei, no muidugi. Ongi ju, noh. Et ongi, et eks see next step ongi see kaubanduslik välimus, see vormistamine ja siis tuleb ka kõik muu veel, eks ole, oma momentumiga. Et nõustun, täpselt sama asi mul ka tegemises, et album hetkel mix ja masterduses, mingi hetk räägime sellest ka täpsemalt. Aga selles suhtes, poisid, ärge olge nii vait. Nii, aga sina, Eldur, tegelikult oled selles rollis. Ma olen see ütleme, et kerge ja teemavahetustega ja küsimuste rollis. Me peaksime seda vahetama. Me peamegi seda, me peame bounce'ima seda oma vahel, et see oleks orgaanilisem. See võiks olla niimoodi tegelikult süsteemilt, et kordamööda mõtleme nagu, üks meist mõtleb nagu küsimused ja teema välja ja siis esitab ka neid. Jaa, täpselt. Et juhib, et näiteks... No me võime üksteist üldse küsimustega niimoodi pommitada. Ja mitte, et ühele sest see ongi pigem on, et saaksite rahvas aru ka sellest, et pigem selle point siin, eks ole, ei ole sedasi, et ma istun nüüd siin ja teen intervjuud kahe inimesega, eks ole, et tulevikuplaanide suhtes, kui me sellest nüüd räägime, ongi see, et eks meid kolme on kogu aeg näha, sest me ei olemegi kelder ja juurde tuleb külalisi, eks ole, et me ka siin arendamegi sellist süsteemi, kus siis nagu kõik me nii-öelda saame küsida. Ma arvan, et järgmist külalist on juba peagi näha. Peagi näha. Ära spoili siin midagi. Kaua me teda ootama peame? No me ikka peame teda veidi ootama, sellepärast, et külaline ei tea, et ta siia tuleb. Mis päev, mis kell? Vaata, see on üllatus ka teile. See on üllatus ka mulle, sest nagu ma mainisin, külaline ei tea, et ta veel siia tuleb. Parem ärme räägime seda, sest et äkki külaline kuuleb. Ja siis ta teab ette. Nii et ei ole mõtet. Tere külaline. Ja, kuidas läheb seal kaugel maal? Rohkem ma ei reeda. Et ja, aga räägiks siis sellest, et poisid, kust me üksteist tunneme? Kuidas me kokku saime, kuidas selline kirjupunt nagu meie üldse siin Tinder. Istume? Su ema on Tinderist, minge vaadake. Pange like, pange match, kirjutage ka. Me tunneme üksteist juba, ma ei tea, 15 aastat rohkem veel või? No, Hans on 30, ma olen 29 vist. Jaa, ma olen 29, Mait on 29. No 29 veel siin kaks kuud. Täpselt nii, varsti tuleb Maidu sünnipäev, soovige õnne. Et põhimõtteliselt jah, see on siis rohkemgi. Mina mäletan Hansu Kossu väljakult Paju pargis, just nimelt, Pärnus on siuke koht. Et ma olin 14-aastane, kui ma alustasin tänavakorvpalli mängimisega ja seal ma tutvusin siis kahe inimesega, Fredi Lond, hea Seemo mul ja tegelikult meile kõigile siin hea sõber ja Hans, kellega me siis koos tegime selliseid tol ajal siis nagu freestyle videosi, nii tavaline nagu freestyle kui selline palliga siis et ei olnudki korvpalliplatsil, vaid pigem küsimus või siis nagu eesmärk oli esteetika, flow, välimus, kogu see Ameerika nii-öelda selline liikumine, mis tol ajal nagu oli 2000-ndate alguses ja keskpaigas, et
sealt algas nagu meie armastus videonduse ja hip-hopi ja räpi vastu põhimõtteliselt. Täpselt, et seal sai esimesed sellised mixtape'id tehtud, sai filmitud, kaamera soetatud, esimesed sellised montaažid tehtud ja sealt see orgaaniliselt ka edasi kasvas. Minu puhul siis... Tolleaegsed asjad võib-olla tunduvad nüüd tobedad, aga tegelikult see andis meile nii palju oskusi nagu juurde. Ei, muidugi. Kõige suhtes nagu. Kõvasti. Enda esitlemise suhtes, kuidas nagu kõik nagu lihtsalt nagu produktina niimoodi välja lasta, nagu kes nagu sina oled, oma see visuaalid, kõik. Ja enda nii-öelda selline väljendusviis tekkis, eks ole, et ja tolle ajal oli see veel keerukam ka selles mõistes, et kus sa selle kaamera said. See oli keeruline, võib-olla said kuskilt digikaamera või mingi Nokiaga väiksega filmisid, eks ole, need mingi 0,3 megapikslid. Praegu juba odava telefoniga saad põhimõtteliselt vlogi valmistada. Ei, muidugi selles mõttes, et see ei anna võrreldagi sellega, mis nagu tol ajal oli, et mul oli siuke flipcam, mis ma sain nagu lahti võtta. See mul oli, sul oli veel selle, nii-öelda nagu see VHS, need minitape kassetid, sellised pisikesed, selle peale sai salvestada ja need sai kogu üle salvestatud ja üle salvestatud, lõpuks pilli kvaliteet lihtsalt läheb. Ja siis üldse momendid, kus oli nagu see, et okei, kuule, siit tuli ülivägev asi välja, eks ole, ja sa ei olnud kindel, kas, kui sa koju õhtul arvutisse jõudsid, et kas see nagu peegeldab ka seda selles mõistes, et kas see fail üldse olemas on või et kas sa saad sellest üldse midagi teha, et see nii palju probleeme, eriti kui need kassetilindid tulid ka veel välja mõnikord. Neid sai tagasi juba pandud, ma mäletan. Et mul mingi hetk see kaamera, ma ei tea, hakkas otsi andma ja mehaanikad läksid läbi. Ei, muidugi, et see on ja no eks me ei osanud ju, me ei mõeldki selle peal, meil polnud rahagi, et saata mingisugune kaamera kuskile hooldusesse, eks ole, rääkimata osta mingi parem kaamera, eks ole. Mul korra käis, mul tuleb meelde ja siis see vend võttis seal lahti, sest liivatera oli seal kuskil. Järgmine kord lindistasin sama asi uuesti lint väljas igatepidi. Et lihtsalt mingi parikümnest eurist nüüd see 100 rahas ilma. Okei, päris julm. No tolle ajal kroonid. No ma mõtlengi seda, et millest sa räägid, 6 euri oli 100 krooni siis vist või tol ajal, kui ta tuli 2011 äkki, kui ma ei eksi. Midagi sellist oli. Aga Maiduga selles mõttes me tunneme üksteist juba pikemalt, nimelt põhikoolist esimesest klassist. Aasta 2000. Ja aasta 2000, täpselt, et esimesed 2-3 aastat lihtsalt sellised klassivennad ja peale seda juba päris lähedased sõbrad, et mina ju alustasin elektroonilise muusika tegemisega PlayStationi peal, siuke program nagu Sony Music, Music 2000, kui ma eksi, lihtsalt Sony peal PlayStation ja siis Mait tutvustas mulle tol hetkel arvuti peal muusika tegemist, just nimelt FL Studio kasutamist, tol ajal kutsusime seda Fruity Loopiks, tänapäeval ettevõte, kes seda toodab, ei taha ennast nimetada selle nime all. Aga kui sa oled FL-i taga nii kauist nagu meie, siis ta on alati Fruity Loops. Ei, ikka. Ei, no aga tegelikult on üldse aprikoos ju. Või mis ta on, on ju. Noh, et võib nii ka kutsuda, on ju. Et puuviljast teeme mussi tegelikult kõik, on ju. No täpselt, et selles mõttes mahlane ja hea. Mitte mädand ja siit vaata. Ma arvan, et sealt tulebki sellist mahlast mõnusat nagu õunamahla. Ei, tõepoolest, et aga Hans, räägi meile, mis on nagu sinu mõte nüüd, kui sina kui looja, eks ole, kui Vloogi tegija, et kui sa nüüd oled esimese Vloogi läbinud, et mis olid sinu nagu need seinad seda luues ja kas see on nüüd nagu lihtsam su jaoks? See on kindlasti lihtsam, aga suur probleem on see ju, et mul on läpakas, mille peal ma nagu editin ja teen kõike, et post-production on keeruline, sellepärast, et läpaka protsessor on juba nagu mitte nagu nii võimas, kui ta võiks olla. Ja kindlasti on mul vaja valguseid, et ma saaksin normaalselt lindistada, et siis mul ei lähe ka post-productionis nii palju aega. Et põhimõtteliselt hetke lähevad limitatsioonid nagu tehnika taha, ütleme niimoodi. Pigem tehnika tahas. Aga see on positiivne, selles mõttes, et mul vaata endal kui looja, mul oli ka nagu pidevalt see efekt, et kui ma midagi lõin või tegin siis muusikat või video, oli täpselt see efekt mulle, et sa tegid nii kaua, kuni raud lubas.
nagu see, mis sul oli. Ja siis sa hakkasid avastama, et nüüd on seinad. Siis sa tegid järjekordse upgrade'i, uuendasid siis kas oma nagu arvutit, eks ole, või kaameraid või mingisugused pille, eks ole, et kuna me teeme nii palju asju, siis neid device'e on nii palju. Aga ja siis oli nagu uus milestone või selline etapp, jälle mingi rodutreppe, mida mööda üles minna ja siis tekkis jälle see sama efekt. Et see on minu meelest nagu selline täiesti normaalne ja tavaline loomeprotsess või arenguprotsess, et sul on tõenäoliselt märk sellest, et sa oled jõudnud oma oskusega kuskile maale, nüüd on vaja teha mingisugused liigutused, et oma workflow'd paremaks saada ja siis sa saad jälle edasi kasvada. Ma usun, et post-production on väga tähtis osa, sellepärast, et kui sa saad nagu ennast nagu normaalselt tagasi vaadata ja normaalselt editida, siis sa leiad nagu oma tegevustes nagu nii-öelda nagu vigu või neid ebatäpsusi, mida sa saaksid nagu parandada. Et selles suhtes, et kui ma ei suuda isegi nagu footage'it nagu normaalselt nagu järgi vaadata või nagu oma editit järgi vaadata kohe Premiere'ist, siis on ju jama natukene. Muidugi, kuule, räägi sellest, eks ole, meile, ma usun, et nii mõnedki meist teavad seda ja tulles tagasi siia 2000 keskele, et Mait mäletab ka, et kui sai ikka oma esimene arvuti, siuke normaalne kõva arvuti soetatud, see oli sedasi, et ma müüsin oma PlayStation 2 maha ja sain 2000 krooni siis Playsta eest pluss mingid paar pulti vist ja hunnik mänge. Ja siis selle eest sai dual-core protsessor Ordist ostetud. Ja ka sellega oli sedasi, et kui alguses oli küll täpselt nii, et kõik toimib, kõik on äge, aga kui nagu skillset kasvas, siis tekkisid ka seinad ja oligi see, et mingisugune lihtne playback kui selline, et sa ei olnudki veel sinna mingid efekte või asju pannud ja juba video kitkus. See on tüütu. See on tõsiselt tüütu, aga me kõik oleme sedasi loonud ja saab tehtud, aga suurema vaevaga. Aga ilmselgelt, mida see Hans, ma arvan, taga ajab, eks ole, ongi see efficiency või see, et asjad tuleksid kiirelt. Ei ja ma võin öelda, et mul oli esimene arvuti tegelikult juba 2000, et selline ühetuumaline ja tegelikult ma alles ja kus ma alles täna vaatasin seal järgi, et seal esimeses projektid, millal hakkasid tulema, see oli 2005 aasta, kus niimoodi ja päris palju on neid, kus ikkagi alguse katsetamised vaata ja kõik seal tulevad, et seal 50, ma ei tea palju on et ütleme, kõik sai nagu tehtud, aga see ongi, ütleme nii, et arvutan ka selle ajastu kohta, kus sa nagu elad, on ja. Et ongi ju tegelikult, et siis sa nagu teedki selle ajastu kohta kõik asjad ära, nii palju kui võimaldab, on ja. Et tegelikult ta käibki niimoodi. See ongi loomulik protsess selles mõttes, et ma ei teagi rääkida, see on huvitav selles mõttes, et me kindla peale, antud juhul, kuna me ei ole ette valmistunud selleks, siis saadale midagi lasta, aga ehk järgmine podcast, ma arutan siin poistega ja mul tekkis siin spontaanselt üks formaadi idee, võiksime külalistele või kuulajatele lasta meie esimesi teoseid. See on ja pärast seda meie viimaseid teoseid. Kusjuures, kui ma enda projekte vaatasin, siis mul tegelikult oli midagi sellist nagu olemas peas, on ja, et sa käisid lihtsalt praegu selle välja, et see ongi lihtsalt et mingid päris alguse vaadata välja projektid ja siis lasta ja siis nagu lihtsalt kommenteerida niimoodi, et nii me teeme. Järgmises podcastis kindlasti kuulake, saate meie esimesi ülitisi kuulda, nii varase, et kui võimalik, seal on kindlasti midagi kaduma ka läinud, aga ja siis kõige värskemaid ka, et see tuleb põnev. Mul on vanale läpakale ligipääsu. Ma ei luba. Ei, mitte seda, see on nii tuksis omadega. Mul on vaja see kõva ketas kuidagi kätte saada. Mul tuli see meelde, kui ma elasin Mais, siis ma ehitasin endale vocal boothi. Ja see tol ajal oli mul ju kõvasti projektiarvuti salasetud ja läpakas. Ma mäletan selle desktopi, aga see oli veel selle ajal vist, kui sa ainult videosi monteerisid. See oli ainult siis, kui ma videosi monteerisin, jah. Aga mul on vaja sellele läpakale juurdepääsu, sest seal on nagu kõige esimesed asjad, mis me koos ka tegime, neid oleks räigelt hoida. Võiks küll, jah. Või kindlasti. Eks me leiutame midagi ja te kuulete neid. Aga rääkideski siin nüüd siis näiteks esimestest teostest, et mis oli sinu esimene kogemus arvutis muusika tegemisega? Ma mäletan neid vanu programme, mis olid need nagu, seal olid mingisugused kindlad luubid, drumluubid, meloodiad,
bassid, mida iganes. Et sa nagu puussele klotsid lihtsalt ladusid omavahel kokku, et ta on nagu FL Studioga mitte midagi, ta oli lihtsalt siuke nagu tilu mängu asi. No ongi see, et sa panid luubid lihtsalt käima. Kas see oli mingi virtual DJ või? Kas see keegi, ma mäletan sarnased asjad, aga Windows 95 peal vist oli või 98 peal oli mingi siuke programm, mis oli nagu... No, ühesõnaga lihtne ju vaata, et sa võtad mingid luubid ja paned nad lihtsalt mängima. Ja, ma tean, ma lihtsalt tean mõni... ma lihtsalt mäletan, ma tean mõningad inimesi, kes virtual DJ taga seda tegid, et nad ei mänginud nagu plaate tol hetkel, vaid nad nagu panid kuidagi luupe kokku. Ja ma arvan, see esimene kord sealt, kus sa need kokku paned ja mängime, siis sa nagu juba tunned, et vaata, ma nagu loon ja mis ma kõik enda olen, vaata. Muidugi, see on tohutu ja see tunne, see, et vaata... Ja, et kui paljud tegelikult peaks kuulma seda, vaata, ja kõik, nagu on. Eks ta oli sedasi, et ma mäletan isegi enda neid ülitisi, kus oli sedasi, et sa võtad ühed trummid ühest kohast, muidugi nagu terve nagu mix-bassi või siis nii-öelda nagu, kus on kick, snare, hi-hat, et kõik asjad on olemas, eks ole, siis võtad mingi meloodia, lükkad nad kõik kokku, nad on erinevates helistikkudes ja siis mõtled nagu, et näed, see on kõva. Kõige parem on see, kui nad on veel erinevates tempodes. Vaata, seda muidugi, kui sa vaata tol hetkel, kui sa alustad, sa ei hooma ju seda. Nagu need põhitõed või sellised, need ju, mõnel on vähe tugevamad, eks ole, mõnel on vähe nagu nõrgemad need teadmised. Ja see algus on huvitav. Muidugi rääkides siin teadmistest, näiteks Mait on klassikaliselt haritud muusik, selles mõistes, et tal on ema. Natuke ikka, jah. Et ema on muusikakooli õpetaja. No jaa, et samamoodi siin, kui rääkides juba on ju, et siin mingi, ma arvan, et seal esimene klass on ju, või 2000, ütleme, kui see esimesse klassi on üldkooli mindud, siis sealt kõrvalt saigi, ütleme, seal esimesed pillid niimoodi ja mis tulid, on ju, et seal läbi aastate, on ju, et seal võib-olla isegi 4 pilli, on ju, mis seal kõik niimoodi olid, on ju, et no sul ju oli ju, või mis mõttes oli, sul on siiani vend Andrus Valtenberg, kes on siis nagu Famak Hooligansiga tegelenud, Sex Machine, miski, on andeks, kui ma kõike ei mäleta, Andrus. Või ei tule siin koheselt meelde, kallis vend Mait saab meid natuke harida, mis muude projektidega ta veel tegelenud on. Seal oli... No selles mõttes 2 põhiprojekti ja siis ütleme, kus nagu ise ka seal nagu mänginud nagu üks nagu bänd veel, et ja selle nimi oli... No Forgotten Sunrise, kui me nimedest juba räägime. Ei, muidugi. Et selles mõttes, et miks ma selle üles tõin, oligi see, et ma mäletan, et kui ma isegi pisikene põnn olin koos Maiduga, et ilmselgelt vaatasime sellise inimese poole nagu alt ülesse, et ta oli ju kaugemale jõudnud, ta oli meist vanem, ta on meist vanem ja tegi ägedat mussi, et siin on huvitavaid seikasi, mis me nagu kõik kõrvalt nagu sel hetkel nagu nägime, just mina ja Mait, et mis ka kindlasti inspireerisid, et Maidu puhul võiks ju öelda nii, et sul on nagu siuke huvitav olukord olnud, kus sul siis nagu ema, eelnevalt mainisime, on muusikakooli õpetaja, sa oled muusikakoolis käinud ja samas sa oled ka saanud nii-öelda siis nagu kodukooli sellist elektroonilist muusikat. Ja, et see ongi, et nii-öelda vaata, kui sa oled perekonnas, kus on nagu, ütleme, ema poolt on seal klassikalised, näiteks instrumendid ja kas sa kõrvalt siis nagu, kui üldse sünnipäevadel või vaata mängitakse, on ja sa kuuled, sa oled kõrval ja see kõik on ju salvestub susse, on ju. Ja siis on siis seal venna pool, on ju, kes ütleme sellise teise küljega jälle siin nagu näitab eeskuju ja kõike, on ju, et sa oled seal, ütleme, seal seltskondade sees, on ju, ja kõrval ikka, on ju, et seal ütleme, mida räägitakse, kuuled ja siis ongi niimoodi, et lõpuks sa tahad ise ka proovida, on ju, siis sa oled nagu jutte kuulnud, on ju, ja siis ongi see, et küsid ja näidatakse ja siis sealt ongi, et mis programm ja kõik on ju, et aga proovi on ju, ja võt siis ongi, et no sealt tuligi sealt see lahti läheb. Ja, et selles mõttes see ongi põnev, et kui rääkides meist siin, et tead, see ongi kohati niimoodi üle kandunud, et kui Maidul, eks ole, oli vanem vend, siis minul oli Mait
Ansilt ja Ansul olin mina mingil moel, No et vaata, me kõik see ongi edastasime tegelikult nagu nii, mingit et jaa, infot ja et et kuule proovi seda, vaata. vaata seda, ja see nagu telefonimäng on toimunud, eks ole, ja me kõik oleme siis nagu välja kujunenud kui sellised erinevad indiviidid musikaalses kõige mõttes. õigemini, mis ma ütleks, et see oleks nii, et mul üks päev tuli ka nagu selline asi, et mina olen nagu sinu suunamudija olnud ja sina oled nagu Ansule suunamudija konkreetselt. jah, mingites aspektides kindlasti ja me kõik oleme mõjutanud üksteist nii-öelda. Ja et kohati see ring jõuab tagasi ka. Selles mõttes, et nagu huvitav ongi see, et no Ans on ka meid jälle uuesti omakorda mingi oma hingamise ja liikumisega nagu harind vaata ja seda ma kutsukski nii-öelda sünergiaks, eks ole. Et seemne kasvama panemine. Ja lõpuks nagu, see kõik tuleb nii-öelda nagu tagasi. Et see on küll siuke nagu spiritual stuff nii-öelda, mida armastatakse nagu rääkida. Aga see vastab tõele. Aga see vastab tõele, jah. Et see on loogiliselt juba mõttes. Ja siis mul tuli sellega ka see meelde, et kus ma need programmid avastasin, kus ma esimest korda hakkasin mussi tegema, oli mu sugulane. Et tema juba proovis FL-i, tema mängis nende loopide asjadega ja ta siiamaani mingil määral tegeleb sellega. Et see on ka üks koht, kus see nagu armastus muusika vastu nii-öelda tekkis. Jep. Nii, Eldor on siis tehnilise poole peal meil siin aitamas ja et siin ma olen kaugel ära. Vaja väiksed seadistused teha. Ta otsib meie külalist. Otsib ja ei tähendab, mis ma pean teile kallid inimesed ütlema, on see, et meil on tehnilised apsakad, meil on tehnilised mured. No tegelikult ei ole ju tegelikult need probleemid, et ütleme... Ei, need ei olegi probleemid selles mõistes, et lihtsalt vaata, nagu me ütlesime, et kõigil on esimene kord, eks ole, ja see, mis me siin teeme, meil on rauda palju, meil on võimalusi palju, me peame lihtsalt leidma selle optimaalse lahenduse, kuidas seda asja siin jooksutada. Nii nagu eluski. Ja antud juhul on lihtsalt see, et ma pean kaamerate vahel jooksma ja leppige sellega, olge vait. et ma ei viitsi kriitikat kuulata. Et mitte nüüd, et Kelder kriitikat ei tahaks kuulata, et loomulikult, kui teil on mingisuguseid ideid, mingisuguseid mõtteid, jagage neid, jagage neid, kirjutage meile ja pange see asi liikuma ilma teieta meil enda. Me kõik... Ja kolige Pärnust ära. Ei, kindlasti mitte. Selles mõttes, Ansul on lihtsalt mingisugune debiilne faas. Vaata, pärnakad teavad seda asja, mis Ansul on vaata see olukord, kus ongi see, et Tallinna teema ja kõik muu on nagu pask, vaat. Aga küll Tallinn koolitab, et Pärnu on teema koht, et lähen üks õhtu välja, saab molli ja nuga ja siis on korras. No, kas nüüd seda on vaja, aga piisab millestki väiksemast, et ma ei tea, mis see väiksem oleks. Mis see väiksem oleks? Need väiksed tüdrukud, kes on meeldivad. Ei, aga võib-olla on see lihtsalt, et okei, sa oled Pärnus nagu selline nagu püsiv inimene, aga keegi keela niimoodi, ma ei tea, seal mingi aeg nagu et isegi kuskile ükskõik on, et kas või Lätti on ja mine sinna ööellu on et lihtsalt selles suhtes, et kuradi Eesti pole teema, minge Lätti, minge fucking Lätti. Siin pole elu selles mõttes, et nahku me üldse siin oleme. Aga meil on ka ju, ütleme seal, Tallinn ja Tartu kule ka ju päris suurteks ju linnadeks juba läinud on aga samas Lätit ei ületa, ei trumpa selles mõttes, et nagu Läti on üks riik, üks ühtne linn. Me peame ootama, kui see tuleb meil rong ja me saame otse Berliini. No muidu, see teema, loomulikult, see ei ole mingi küsimus. Jaa, et sa oled meil ju nagu giid on ju näiteks ja sa ju saksa keelt ju kõike saaks hakkama. Muidugi, see oleks ülimalt vägev teema. Kolmekesi, lähme, võtame ette, kui rong on, lähme. Mis kolmekesi, me võtame teid ka kaasa. Selles mõttes, et vlogid, podcastid, ilmselgelt kõike, et nagu rongi peale inimesi mahub.
et aga jaa, selles mõttes, no rääkides Rail Balticust, eks ole, ma ei taha eriti poliitikat siia üles tuua, ma ei toogi, aga võiks kiiremini valmis saada. Seda kindlasti, jaa. Võiks kiiremini valmis saada. Selles mõttes on Hansul ka lihtsam. Ütleme nii, et Eldur, tee avaldus otse praegu, suuline valitsusele. Valitsusele otse, ja ära pane mind niimoodi spotlighti, et pigem okei, selge. Et kes iganes seal juhtpullis on, kes tegeleb sellega, et see rutem valmis saaks. Me saame aru, meil on siin sõda, meil on siin COVID, meil on kõik muud mured selles mõttes, aga kui nüüd tahaplaanile panna, siis teema on see, et Hansul on vaja kiirelt Tallinnasse jõuda ja ta jõuab sinna kõige kiiremini Rail Balticuga. Et kui ta läheb, istub Pärnus rongi peale, et siis ta ma nüüd fakte täpselt ei tea, aga oma kõva poole tunniga või ma ei kujuta ette kiirelt, ta peaks sõitma. No siis mul ei ole vaja Pärnust ära kõlida. Noh, selles mõttes, et sul pole nagunii tee fucking juhiload ära jobina. Hull vend vaata, et Pärnu on mõttetu, Tallinn on kõva vaata, tehku juhiload ära, sõitku sinna Tallinnasse, tulgu Pärnusse, kõik on normaalne. Ei, teeme elu keeruliseks. Õine. Rahuneme, Eldur, rahuneme. See kõik tuleb. Autoga on kallis sõita. Mul ei ole rahaga. No ei, kulukas. Selles mõttes kallis ta on ainult sel juhul, kui see on nagu kallis. Ja täpselt, hoiadki kahe käega ümbert kinni roolist. Ma olen jalaga parem. Ei, selles mõttes, et alati läheb üks vana roostes BMW Compact 1.6 müüki, mis mul seisab. Ma sellega kahest käest kinni... Kahest käest kinni võtta. Sa võid kahest käest sellest kinni ka võtta, selles mõttes, et... Kahe käega ümber võtta, see läheb katki nagu plekkpurk. Ei, ta läheb katkina. See on... Testime või? Ei, võime vabalt. Me saame viiloogi teha. Saame viiloogi teha, ja et... Korra jalaga panna ja jalg läheb kuradi roostest sisse reis. Ja, et auto on nii perses, vabandust, ma nii ütlen, et siis põhimõtteliselt, et kui vend jalaga lööb, siis tal kohe jalg läheb rooste. On see nii, jah? Väike kikk. Ja koheselt toed roostes. Et see auto on nii roostes. See on päris julm auto kohta. On küll, jah, selles mõttes. See on nagu, sellist asja ma kuulnud ennem, aga vaata, nii hea on see auto. Et Hans kindlasti tahaks esimeseks autoks sellist autot. Paneme selle raudteerööbastele ja sõidame sellega mööda Euroopat. Kas või? Selles mõttes ta liigub, ülevaatus kehtib veel selle kuu lõpuni. Küll kunagi räägime sellest, et ülevaatus kestab aasta aega, siis läheb ta ka müüki. Võib-olla näitame siin ekraanis, äkki tahad ära osta. Mul tuli mõte. Võtame seal BM-i, sõidame täiepasaga, siis vastu puud. Kui sa mul 8 sotti sellest annad, selles mõttes vabalt. Võib silla pealt ka alla sõita sellega, aga sina sõidad. Tavai, aga siis tuleb viiloogi. Ja siis tuleb viiloogi sellest. Aga tavai, teeme ära. Lähme põllu peale künname. Meil on põldu, mul on põldu. Aga me saame selle ju Andrusele traktoriks üle teha, ümber teha. Selles mõttes, nagu et puid vedada, lihtsalt lähme, et puid vedada. Ei, rääkides sellest, et Maidul on kodukoht, kus on veidi metsa, kus on võimalus midagi teha, eks ole. Et sinna võiks ju teha täitsa sellise väikse ralliraja ja rallitama hakata. Näiteks. Millal me lähme? Kes bensiini sisse paneb? Sest Hansul on bensiin kallis praegu hetkel. Ma arvan, aga teeme kõik siis pooleks, ütleme, aga mitme liitri eest me kütame täna? Mitme liitri eest me kütame? Ma ei tea seda. Ajaliselt jõuame täna minna. Ajaliselt, ei tea, selles mõttes meil on vaja veel see saade siin kokku ka panna ja et te näeksite seda, et ma pigem järgmine kord, pigem teeme mingi carpool karaoke laadset sitta, vaata, et teeme autopodcasti. Sõidame autoks knampi ringi, paneme kõik need asjad, mis siin on, need valgused. Ei, normaalne, selles mõttes, et paned rooli külge, paned ka kaamera, selles mõttes, et keerab kõike, vaata, et selles suhtes äge stiilne, et võime küll teha selles mõistes. Aga kuule, mis me siin ikka ajame, lolli juttu, et tuleme tagasi teema peale, mis teid peaks huvitama. Näiteks üks asi on selline, et kui te tahate olla seotud selle kohaga siin, siis te ei pea ainult meie podcast'e kuulama. Loomulikult, kui teil on huvi, kui keegi teist teeb mussi, tahab mingisugust kolläbe teha, võtke meiega ühendust. Näiteks võite meile Instagrami kirjutada. Minu Instagram on @Hans, siis on see kriips, mis on all. Ma siiamaani tean, mis selle... See on vaip.
lihtsalt, see on Vaip. Okay. Ainuke asi, mis ta olla saab. Hans, Vaip ja HHR, see on minu Instagram, seal saate minuga ühendust võtta. Ja Eldur nüüd vaatab järgi, tal ka need keerulised asjad tänapäeval nii palju asju, et ja nii kiire inimene on, et selles mõttes, et kindlasti te tulebki vaadata, mis mu Instagram on, üks päev on. Ei, mitte seda. Ühesõnaga, kui te tahate minuga ühendust võtta, võtke ühendust Amphi.cat Instagramis, kõik kokku, aga kui te tahate üleüldiselt meiega suhelda, Keldriga suhelda, siis loomulikult võetke ühendust Kelder fucking alumine kriips, siiamaani pole järgi uurinud, kuidas seda eesti keeles kutsutakse, see on Vaip, on see Vaip? No nad ei saa aru sellest, selles mõttes, et mis see fucking Vaip on, et see oleks nagu sidekriips ainult põrgandal maas. Vaip. Kutsume siit, jah, et Kelder Vaip Kriips stuudio. Et see kindlasti projekteerime kuskile siia ekraani peale, et näeksite, et see on meie selline ühine Instagram, kus te saate meid pommitada ideedega, kus te saate saata mõtteid, niisama kirjutada ja kui on tuju, teeme midagi koos, et äkki ikka midagi leiab. Yes. Ja põhimõtteliselt, millest me veel võiks rääkida? Hetkeseisuga 100% ei saa öelda, kui täpselt, kui tihti meil see podcast hakkab tulema, selles mõistes, et meil on intervall olemas, ma ei taha praegu päeva öelda, kindlasti mitte, sest see asi peab paika loksuma, aga meil on kõigil kalendrisse mantud üks päev, millal me siin midagi teeme ja me proovime selle läbi viia ja kindlasti tuleb uut ja huvitavat peale, nii nagu me just hetk tagasi siin podcastis ka rääkisime. On meil mingisugused teemad, mis meil õhku jäid täna, millest võiks rääkida? Selles mõttes, et ma arvan, et kuna me peame neid podcast'e tihti, siis me räägime endast ka rohkem, aga midagi sellist pakilist, mida kuulaja peaks kindlasti teadma, kas jäi midagi? Ta peab meid follow'ma igal pool, nagu me just rääkisime, nii et see peaks olema korras. No see on põhiline, et ongi. Et sealt hakkab asju tulema. Sest numbrid on põhilised. Numbrid on põhilised ja like'id, lihtsalt nii palju like, kui saate lihtsalt sõpradele kõigile näidake, jah. Okei, kas tõmbame otsad kokku siis või, tänaseks või? Kas me julgeme? Ei, tegelikult ei julge, sest reaalsus on see, et kindlasti kui me nüüd istume maha, hakkame vaatama, mis toimub, siis on see, et aga võt see teema, aga võt too teema, see 3. teema ja 4. teema, miks me nendest ei rääkinud? Aga jah, nüüd me saame äratada, selle ära vaadata, saame esimese analüüsi teha selle podcasti kohta. Ja täpselt, et kannatage ja läheb paremaks, kindlasti kohe läheb paremaks. No halvemaks ikka, No ikka, sõda kaob ära varsti. Jah. Ja üldse elu läheb paremaks. Elu läheb paremaks. Vot selge, olge tublid. Ciao, peace.